Arne Tamm harib koos perega üle 900 hektari maid ja karjatab lihaveiseid Haapsalu lahe ääres Silma looduskaitsealal. Kui kaua olete lihaveiseid juba kasvatanud? Võib öelda, et 1990. aastast. Ja kui suurt ala hooldavad teie lihaveised? Nad hooldavad Rannaniidul circa 200 hektarit ja farmi ümber ka mingil määral. See on Silma looduskaitsealal? Silma looduskaitsealal, jah. Et kui palju ise maad harite? Vilja ja rapsi all on 550 hektarit keskelt läbi ja 200 hektarit on siis rohusöödamaad, kus lihaveised saavad rohusööta. Ja kokku on 950 koos Rannaniiduga. Ja see on nagu aastatega on see maaharimine laienenud, et kas teil on järeltulevad põlve ka? No loodetavasti on, jah, keda huvitab farmi pidamine ja põllutöö. Kui suur pere on? Kokku on 5 last, 4 poissi ja 1 tüdruk. Mis tõuguloomad teil on? Põhiliselt on Hereford, puhastõugu ja Hereford Anguse ristand ja Šoti mägiveise ka. Teie lihaveise farm on üks suurejoonelisemaid ehitisi Eestisse. 2010 sügises ei alustatud selle ehitusega. Peale pikka mõtlemist, et kas lõpetada üldse lihaveise ära või minna edasi. Vanad tingimused olid väga viletsad, metsa all poodiumised ja vanad laudad ei mahutanud. Siis sai otsus võetud, et või saab RIA toetusega peale, et ehitame uue lauda. Ja 2011 suveks oli laud valmis. Siin on nüüd kõik võimalused olemas loomadel. Eriti poegimisperiood on suhte, kus saab kaamera jälgib, saad kodus jälgida, kui on abi vaja näiteks. Kõik tööd mingi 5-60 loomaga grupis kuskil saab tehtud 1,5 tunniga, nii et väga kiiresti. Kas selline ehitis on teil ainulaadne Eestis või on teistel kasvatajatel ka samal? Selliseid ma ei tea, et oleks Eestis, aga Soomes sai võetud malli ja siin USA-st samamoodi. Soomes on muidugi väiksemad, aga analoogsed. Meil on suurem. Et teil on väga ilusad tõuloomad, et kuuldavasti on ka šveitslased huvid tundnud teie loomade vastu. Šveitsi projekti, see Baltic Grassland Beefi projekti raames on ja ma loodan tulevikus ka nendega koostööd teha.